Ajee, nüüd me oleme Eesti hip-hop-kultuuri kõige tähtsamas punktis, see on Pärnus Mai kultuurikeskus. Siin toimusid Eesti Vabariigi kõige suuremad hip-hop peod. Siia tuldi pidutsema üle Eesti, Tallinn, Tartu, Saaremaa, Põlva, igalt poolt. Ja siin peod käisid niimoodi, et see kogu hoone oli sellest haaratud. Ja Taraba Moobi kõige kuulsam üritus, mis on ka kõige legendaarsem ja võib-olla ka skandaalsem on Kopkilla. Kopkilla üritus toimus siin hoones esimest korda niimoodi, et siin oli üle 600 inimese tulid uudistama seda pidu, sellepärast et Kopkilla ajaloo jooksul toimus Kopkillasid 4 tükki ja seal käisid läbi absoluutselt kõik Eesti hip-hop DJ-d, mida te iganes suudate välja mõelda sellel ajal. Ka enda üks esimesi esinemise oli siin ka Toe Tagil Genka eestvedamisel. Ja väga legendaarne on ka selles suhtes see, et Taraba Bastardsi esimene live toimus selles hoones. Taraba Bastards salvestas enda esimese loo selles hoones. Ja Taraba Bastards ka 4. augustil esineb teile oma uue looga. Aga see hip-hopi pidu Kopkilla oli selles mõttes nii skandaalne, et see härritas ka Eesti politseid. Ja ürituse korraldajad Mambo Seib ja MC Olli kutsuti ülekuulamisele politseisse ja andma aru, et miks on plakatile pandud nime Kopkilla, et miks me tahame politseinikke tappa. Ja nad tahtsid seda üritust ära jätta. Et seda üritust ei tohi teha sellise nimega. Meil läks päris tükk aega, et politseiprefekti veenda selles, et küsimus ei ole mitte, et meie tahame politseid tappa, vaid et politseinik ise kui tapper rollis. Sellepärast, et hip-hop kultuur suuresti tuli Ameerika Ühendriikidest ja seal politsei vägivalda oli nii palju ja see motiveeris ka väga palju hip-hop bände tegema politsei teemalisi lugusid. Ja meie siis Eestis presenteerisime seda siis kui politseinik, kes on ise tapja rollis. Ja sellest üritusest kujunes välja Taraba Moobi ikoonüritus. Kopkillat teab absoluutselt iga inimene, kes vähegi on kursis 90. ja 2000. aasta vahel olevate üritustega. Siin majas toimusid live-üritused, DJ-d, Kool D käis siin esinemas, erinevad tantsugrupid, erinevad DJ-d, isegi Koit Raudsepp on meie üritusel käinud mängimas ja neid ainult name it, lihtsalt nimeta neid. Aga ma tahaks ühe ägeda ürituse välja tuua, mis oli Kool D ilmselt teine esinemine siin Kopkilla raames, siis me olime selleks hetkeks, kui Kool D tuli, me tellisime endale limusiini ja peaesineja sõitis sealt Mai kultuurikeskuse tagant ette siia, kus oli paksult rahvast täis limusiiniga ja läks kontserti andma. See oli selline nagu Hollywoodi värk. Rahvas kõik vaatasid, kes see tüüp on, kes tuleb siia limusiiniga ja limusiinist astus välja Kool D. Et me võtsime ikka asju suurejooneliselt ette ja see kujundas ka seda hip-hop kultuuri mainet. Et te kujutate ette siis 600 inimest sees ja umbes 300 inimest siin väljas, siin käis selline totaalne melu. Lisaks sellele, et Kopkilla toimus üle maja, on ka maja taga, me lähme sinna pärast, on roheline salong, mis on selle kogu alternatiivkultuuri kasulava olnud aastakümneid. Seal toimusid erinevad džässiüritused, hip-hop-üritused, drum and bass, house, mida iganes. Ja roheline salong ja Mai kultuurikeskus on selles mõttes Eestis legendaarsed kohad. Salongis tegutses siis klubi Lounge'in, mis sai alduse aasta 2000. Ja siin kultuurikeskuse ümber on selline paneelide rida ja siin toimus üks kõige suuremaid graffiti-üritusi, kus ümber Mai kultuurikeskuse siis üle Eesti Vabariigi kõik graffiti-kunstnikud tulid kokku ja tegid graffitit siia selle paneeli peale. Ja siin oli ligi 2000 inimest oli vaatamas sellel hetkel see Mai kultuurikeskuses, kui seda üritust korraldati. Ka muideks seda üritust tahtis linnavalitsus ära keelata meil. Sellepärast, et nad tulid äkki ideega samal päeval, kui üritus pidi toimuma, et aga kas teil luba on arhitekti poolt, kes selle hoone on teinud, et te võite see graffitit teha? Loomulikult me võtsime arhitektiga ühendust, ütlesime, et me teeme kunsti, mitte ei soperda siia niisama. Ja siis toimus suur Sub-Art 2000 üritus. Aga see Sub-Art 2000 üritus on jälle Eesti Vabariigis legendaarne üritus sellepärast, et siin toimus esimene live stream otse internetti seal aastal 2000. Ja see tuli tänu sellele, et Kaarel Kose töötas Eesti Telefonis ja siis ta oli toonud siia kogu selle
Eesti Telefoni ülekandebussi, mis siis võimaldas kiiret internetiühendust ja kõike seda üritust filmiti ja live streamiti siis otse internetti. Aga ka aastal 2000 väga paljudel inimestel ei olnud internetti, rääkimata nutitelefone, et nutitelefonist jälgida, et nutitelefon tuli 6 aastat hiljem. Aga siin on tehtud siis kogu Eesti hip-hopi kultuuri ja see on kõige suurem vundamendiplokk üldse Eesti hip-hop-kultuuris. Sest Taraba Mob, kes vedas seda ürituste sarja, neid oli peaaegu 250 inimest, siis nad kõik olid osalised sellel, kas siis külastajana, organiseerijana, plakatite tegijana, disaineritena, jagajatena, et see oli selline tugev kogukond. Ja Taraba Mob on olnud nüüd aastast 93 ja ta on nüüd 30-aastane ja see sama kogukond käib veel koos ja teevad asju. Kujutage ette, nii vana kultuuriga hip-hop organisatsiooni Eesti Vabariigis pole olemas. Aga lähme järgmisse kohta, me näitan teile veel midagi ägedat. Lähme rohelise rongi juurde.